Üks jõukas Florida mõis saab külmaverelise mõrva sündmuskohaks. Ta on tulistaja, jah, ta on tulistaja. Kas keegi teine on sees haavata saanud? Ei, olgu. Sa oled sina? Jah, sa ei kuuli. Lihtsalt. Ei, kes sa ei kuuli? Kui detektiivid uurivad sügavamalt, tuleb päevavalgele murettekitav perekonna dünaamika. Tal oli õigus vaikida ja keelduda küsimustele vastamast. Kas sa saad aru? Jah. Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Kas sa saad aru? Jah. See on Law & Crime, mida esitleb Law & Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Et anda teile aimu, kui vägivaldne tulistamine oli, leidsid uurijad sündmuskohalt peaaegu 2 dosinat padrunikesta. Võimud väidavad, et kahtlusalune tulistas ohvrit ajal, kui tema ema ja 12-aastane õde olid majas sees. On 6. juuli 2024. Oleme Fort Lauderdale'is, Floridas. Vahetult enne kella 11 hommikul sai politsei sidekeskus hädaabikõne numbrile 911, et mees on just tulistatud. Teie nimi? Darian Turner. Okay. Rääkige mulle täpselt, mis juhtus. Maas on tulistatud mees. Vabandust. Mis juhtus? Maas on maha lastud mees. Olgu, millal see juhtus? Praegu. Olgu, mitu lasku tehti? Tere! Kui palju laske tehti ära? Ma ei tea. Olgu, kas sa nägite, kuidas see juhtus? Mul on kohe politseid vaja. Olgu, kus ta on? Sees või väljas? Olgu, härra. Kus on inimene, kellel oli relv? Kus ta on? Mul on vaja arsti abi. Mul on vaja, et te vastaksite mu küsimustele. Ma olen juba abi kutsunud. Kus on tulistaja? Tere! Siin on see, mida oleme politsei raportist teada saanud. Politseinike sõnul tuli 911 kõne tulistamises kahtlustatavalt 23-aastaselt Darian Turnerit. Tere! Härra! Kus on tulistaja? Mul on vaja arsti abi. Ma vajan sind. Mul on vaja, et sa mind kuulaksid. Mis toimub? Maas namab mees, keda on tulistatud. Olgu, kes talle seda tegi? Kes selle tegi? Mul pole aimugi. Kus nad on? Ma ei tea. Olgu, kas sa nägid, mis juhtus? Ei. Olgu, kas sa tunned seda meest? Jaa. Olgu, kes ta sinu jaoks on? Kes see mees sinu jaoks on? Kuidas sa teda tunned? Ta on mu kasuisa. Kas politsei on juba teel? Härra, mul on vaja, et te vastaksite mu küsimustele. Ei, ma vajan politseid. Väljakutse on juba edastatud, härra. Ohver oli Darieni kasuisa ja pole selge, kas temaga on kõik korras. Vahetult pärast seda, kui Darien helistas hädaabi numbrile, oli nendega liinil ka teine pereliige. Mis juhtus? Sa ei kuuli, kes tulistas, keda? Mis sa saate kiirabi? Mul on kõne käsil. Mis seal juhtus? Teda tulistati. Kes seda tegi? Keegi majas tegi seda. Olgu, anna mulle kirjeldus. Kellest? Anna mulle kirjeldus inimesest, kes tulistas seda inimest, keda tulistati. Aru lihtsalt ütle, et ta on siin väljas. Nad mõlemad on siin. Olgu, ma pean ikkagi teadma, lihtsalt saada kiirabi. Mul on kõne käes. Anna mulle selle inimese kirjeldus. Hallo, palun kiirustage. Proua. Ütse mulle, kes seda tulistas. Anna mulle kirjeldus. Palun kiirustage. Palun. Mul on kõne pooleli. Palun andke mulle kirjeldus. Proua, palun andke mulle kirjeldus. Kui kaugel nad on? Kui kaugel nad on, ma ei tea, kus nad tulevad. Kirjeldage inimest, kes teda tulistas. Palun. Kiirusta. Palun. Proua, kiirustage. Mul on vaja kirjeldust. P2. Ära ütle ainult kiirusta, anna mulle kirjeldus. Pereliige ei avaldanud telefoni teel, kes oli tulistaja, kuid see muutus, kui politsei saabus. Ta on tulistaja. Jah, ta on tulistaja. Politseinikud puutuvad kohe kokku Darian Turneriga, kellel on endiselt tulistamises kasutatud oletatav relv esitaskus. Juhtus, õlg paigast ära, mees. Õlg on paigast ära. Palun. Kas sul on see kaasas? Jah, härra. Kus see on? See on kohe siin, vabandust. Ei, lihtsalt tõsta. Võta palun. Palun ära tulista. Ma olen hea inimene. Jah, muidugi. Ammu pole näinud. Näeme hiljem. Mida ta läheb? Kas seal sees on meil kedagi? Mul on vaja. Vabandust, kas ma võin ühele põlvele laskuda? Jah.
Lihtsalt, et sa näeksid. Kas ma võin ühele põllele laskuda? Jah. Lihtsalt. Jah, kõlab hästi. Keegi teine on logaadris. Ei, okei. nii et see oled sina. Jah. Kas sa sellist? Lihtsalt, ei. Kes sai pihta? Au! Võõg on paigast ära. Ma vajan arsti abi. Olgu. Nad tulevad. Ma vajan arsti abi. Võtke istet. Ma aitan teil istuda. Nii, siis... Istume maha. Oli. Päle, mulg. See õlg. Aitäh, kas on veel lisajõude? See on päänähtenu. Ma otsin, jah. Ma lähen teda aitama. Jätka. Relv on siin. Ja siin on veel üks all. Kas sul on veel midagi kaasas? Ei, mulga lasti. Palun. Kas sa saad püsti tõusta? Jah. Lihtsalt. Kiraabi on teel. Leikvormis üksused, võite tempot maha võtta. Lihtsalt võtke tempot maha. Tal oli relv. Relv on praegu tema autos. Salve oli siin. Nii et ma lihtsalt otsin sind läbi. Seisa siin. Sa võid läbi otsida. Seisa siin, näoga sinna poole. Vaba end, siin, lase käia. Lihtsalt aita mu paremat õlga edasi. Jah, see ongi see. Mis su õlaga juhtus? See lihtsalt tuli liigesest välja. Hoia siis. Kui politseinikud hoidsid Darieni väljas kinni, lamas tema kasuisa kodu elutoas põrandal, kannatades mitme kuulihaava käes. Kuigi politseiraportis ohvri nime ei mainita, on Lõuna-Florida uudistekanalid nagu NBC6 South Florida tuvastanud ohvrina 44-aastase Christian Colon. Juhtumi raporti kohaselt reageeris Rescue 49 ja kuulutas ohvri surnuks umbes kell 11 hommikul. Praeguseks pole selge, miks Darien väidetavalt oma kasuisa tulistas ja tappis. Tema ema ütles politseile, et tema ja tema endine abikaasa olid hiljuti lahutanud, kuid nad üritasid siiski asju korda ajada ja mees elas taas nende ühises kodus. Samuti pole selge, kuidas Darien oma õla nihestas. See kõlab hästi. See kõlab hästi. See on täiesti välja hüpanud. Hästi, pane see tagasi. Vabandust, Jeff. Mu abikaasa on päris hea. Ma lihtsalt kaotasin oma pastaka. Pean lihtsalt seda kasutama, jah? Ja. Oota, vabanda. Ma ei saa seda ilma plaanita teha. Me jääme siia maa peale võrku. Sain aru. Mul on siin juba probleem.
vabandan väga, neil on see teema, sinul mitte. Sa ei pane õlgu tagasi paika, mees. Mis on? Tema õlg tuli liigesest välja. See tüüp ja ma võtan ta enda hoolde. Siiani oleme jõudnud selleni teenuseni. Ja. Me ilmselt lõpuks transpordime ta. see tüüp, kes vahele jäi. Ta tuli õlg liigesest välja. Okei. Vaatame ta vähemalt üle. Hangar 656 173 01 1690. Võin ütles 169. Mis sinuga toimub, mees? Kas tahan öelda, et tule tema juurde tagasi? Peaksin tagasi tulema Darien Massa Turneri juurde. Vabandust. Väga vabandan. Vabandust, kõik korras. Kuule, nad hiivata üle. 49, jah. Tal on nagu ülaliigese nihestus. Aitäh, 29. Tee selles pilt. Pane see tagasi rahavõtti. Ma kavatsesin siia jääda. Olgu, ma varsti annan neile teada. Ma lihtsalt jään siia. See ongi kõik, mis tal kaasas on. See ongi kõik. Jah. Siin on see, mida tema ema väidetavalt politseinikele vande all ütles. Kokkuvõttes ütles Päänep, et tema pojal hakkasid vaimse tervise probleemid ilmnema alates 2019. aastast. Tema sõnul diagnoositi tal skisofreenia, kuid ta pole kunagi olnud vägivaldne. Siiski uskus ta, et ohver tahtis teda tappa. Eile, 5. juulil 2024 käis kahtlusalune maja juures ja talle tundus kummaline, et ta jälle maja juurde tuli. Kuid ohver polnud kodus, seega ta ei muretsenud. Varem hommikul kella 7 ja 8 vahel tuli kahtlusalune tagasi, kuid see ei avanud ust. Ta ütles talle, et nad ei ole külaliste vastuvõtmiseks valmis, nii et kahtlusalune lahkus. Juhtumi raportis öeldakse edasi, et Darien naasis koju vaid mõni tund hiljem, umbes kell 10:43 hommikul. Ja siis kohtus tema ema temaga maja ees. Tema sõnul pärast lühikest kallistust tõukas kahtlusalune temast mööda ja jooksis majja sisse. Ta läks üles peamisse magamistuppa ning ema jooksis talle järele. Kahtlusalune ei teadnud, et ohver istus allkorrusel magamistoas diivanil. Kahtu püüdis kahtlusalust kinni hoida ja rahustada. Darien ei suutnud rahuneda. Ta nägi oma kasuisa elutoas ning uurijate sõnul võttis kahtlusalune siis oma vöö vahelt püstoli ja tulistas ohvrit mitu korda. Palus oma 12-aastasel tütrel, kes oli koos sõbraga kodus, helistada hädaabi numbrile 911. Pärast tulistamist lahkus kahtlusalune, kuid tuli tagasi, nägi, et ohver veel liikus ja tegi hääli ning tulistas teda uuesti mitu korda. Juhtumi aruandes öeldakse, et kuriteopaiga uurijad leidsid sündmuskohalt 21 padrunikesta. Politseinikud ütlevad, et Darieni ema, tema 12-aastane õde ja tema sõbranna andsid kõik ühtivad vande alla antud helisalvestatud ütlused. Darieni ema edis uurijatele ka uksekella kaamera salvestise, mis kinnitas, et Darien tõukas temast mööda, et majja pääseda. Darienile esitatakse lõpuks süüdistus esimese astme mõrvas. Pärast seda, kui haiglas saadakse tema õla kohta kinnitus, et kõik on korras, viiakse ta ülekuulamiseks politseijaoskonda. Ta jäetakse ruumi üksi rohkem kui tunniks ajaks. Ja tundub, et ta pobiseb vaikselt endamisi järjest edasi. Ja ainus põhjus, mis ma praegu pole kahju koolis mitte käia, on see, et ma tõesti igatsen õppimist. Kui palju meist? Ja lihtsalt aru saada. Ja ülikool annab mulle vähemalt mingisuguse struktuuri, mille järgi oma päeva elada. Jah, et oleks mingi ajakava ja mingi suund, kuhu ma liigun. Ja lihtsalt mingisugune hoog sees. See võiks olla tõesti tore. Nii et miks ma siis ülikoolis käin? Ja siis ainult DJ jääb ülikooli. Vaatame, kas ta on valmis rääkima oma kasuisa mõrvast detektiiviga. Darien ja mina olen detektiiv Alan Saar, kuidas sul läheb? Hästi, ma olen lihtsalt väga väsinud. Meeldib tutvuda. Lihtsalt väsinud. Oled sa viimasel ajal üldse magada saanud? Natuke. Niisiis vastutan mina täna juhtunu uurimise eest. Yeah, all good. Enne seda tahaksin ma sind veidi tundma õppida. Saadata, kes sa oled.
Kust sa pärit oled? Kust ma pärit olen? Ma olen pärit Clevelandist. Ohio, okei. Ja siis ma tean Clevelandit. Okei. Kui vana sa oled? 23. Okei, sa sündisid Ohios? Jah, aga ma olen Seapanis pärit. Lõuna-Floridast? Oldu. Mis tõi sind Lõuna-Floridasse? Mu vanemad kolisid teiselt poolt siia. Okei. Kas sa käisid siin keskkoolis? Jah. Millisest keskkoolist sa lõpetasid? Ma ei lõpetanud, aga ma käisin University School of Medicines. Okei, las ma vaatan. Mis juhtus, miks sa ei lõpetanud? Ma jäin lõpueksamit puuduma ja neile see ei meeldinud. Ma puudusin liiga palju. Kuna ma lõpueksamit ei teinud, siis nad olid nagu, vau, ma ei lõpetanud kooli. Kas sa käid ülikoolis? Ei, ma tegelikult mõtlen ülikooli minemise peale. Okay. Ma mõtlen GED tegemise ja ülikooli minemise peale. Mida sa tahad õppida? Äri. Sa tahad oma äri? Tõesti väga. Olgu, mida sa tahad, mis äri sa teha tahad? Võib-olla näiteks tehnoloogiaettevõtted. Tehnoloogiaettevõtted? Jah. Kas sa oled arvutitega osa? Ei, olgu, selleks sa siis ooli lähemegi. Jah. Nojah, ma arvan küll, sest äri on üks asi, aga arvutid on hoopis teine. Kas sa programmeerid? Ma ei programmeeri, mul ei ole huvi programmeerimise vastu. Aga mis tehnoloogial alles siis? Mul on idee näiteks alustada muusika äppi tegemist Xboxile. Aga see nõuab palju programmeerimist, nagu sa ütlesid. Mul on selle jaoks põhiidee olemas. Sul on idee, keegi teine võib programmeerimise ära teha. Nii, et mida me siis teeme? Praegu ei saa Xboxi sõpradega koos muusikat kuulata. See oleks siis äpp, mis võimaldaks sul Xboxil mängida ja samal ajal sõpradega koos muusikat kuulata ning saaks ikka vahetada lugusid. Kas PlayStationil saab seda teha? Ma ei tea. Okei, nii et see on nagu unikaalne. Kas sa saad seda arvutiga teha? Jah. Jah, ma mõtlen, ilmselt saab. Nii et kui sa saaksid seda arvutiga teha, siis ma olen üllatunud, et Microsoft pole sellega välja tulnud, mul pole aimugi. Jah, okei, see on hea mõte. See tundub olevat hea asi, mida teha, sest kui need läbi löövad, siis saab heikaks. Jah, mulle lihtsalt väga meeldivad sellised asjad, nii et see on minu jaoks nagu raha. Millega sa praegu elatist teenid? Mitte midagi, mis on tegelikult väga halb. Nii et ma tegelikult lihtsalt üritan midagi leida, et hoog sisse saada ja oma elu alustada. Ma püüan enne kolimist ülikooli lõpetada. Kindlasti. Kuidas sa praegu oma aega veedad? Oma vennaga koos aju. Mis su venna nimi on? Tema nimi on Gavin. Gavin, okei. Ja kus ta elab? Vennaga koos. Okei, te jagate siis mida? Maja või autot? Ja. Maja, aga ta vist kolib töö pärast, sellepärast ma ilmselt räägingi sinuga ülikoolist. Millega ta elatist teenib? Ta töötas Goldman Sachsi juures. Okei. Ja mida ta siis tegi? Müügitööd või? Ma ei tea, ma arvan, et ta üritab nüüd jälle müügiga tegeleda. Okay. Aga siis ta üritas oma äri alustada ja reisis palju. Aga? Lihtsalt selleks, et mingit sissetulekut saada, läheb ta ilmselt tagasi Goldmani. Okei, see on hea ettevõte, see on suurepärane ettevõte. Ma arvan, et ma nägin midagi selle kohta, et nad on kohe ühinemas. Sachs, mille peakontor on New Yorgis, ma arvan, et Goldman Sachs on kohe ühinemas $2,6 miljardi suuruses tehingus. See kõlab hurumeelselt, jah, ma just nägin seda. Nad on, ma ütlen, 2 suurepärast ettevõtet. Hästi, ja sa oskad siis inglise keelt lugeda ja kirjutada, on see nii? Jah. Okei, kuigi sa ei lõpetanud keskkooli, sa ikkagi oskad lugeda, eks? Jah, ma tean, kuidas lugeda. Kas sa tarvitad narkootikume? Ei. Okei, nii et sa oled praegu väine. Jah. Okei. Darian on valmis vastama kõigile esialgsetele küsimustele. Ta ütleb isegi, et tal ei ole vaimse tervise probleeme. Kui detektiiv talle Miranda õigused ette loeb, siis võtab ülekuulamine teise pöörde. Kas sul on mingi vaimse tervise probleeme, mis takistaksid sul oma õigustest aru saada, kui ma nüüd sulle selgitan? Ei. Olgu, kas sa oled kunagi olnud ohus, et midagi varastad? Olgu. Hästi, siin on sinu õigused, ma loen need sulle ette. Kui sa millestki aru ei saa, siis ütle mulle, et sa ei saa aru, et ma saaksin seda sulle selgitada. Sest ma tahan sinu küsida, mis täna juhtus, aga ma ei saa midagi küsida enne, kui olen sulle sinu õigused ette lugenud. Alustame. Need on sinu õigused. Sul on õigus vaikida ja keelduda küsimustele vastamast. Kas sa saad aru? Jah. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Kas sa saad aru? Jah.
Sul on õigus rääkida advokaadiga enda politseiga rääkimist, ning sul on õigus, et advokaat oleks ülekuulamisel kohal nii praegu kui ka tulevikus. Kas sa saad aru? Kui sul ei ole võimalik advokaati endale lubada, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa saad aru? Kui otsustatud küsimustele vastata ilma advokaadi juuresolekuta, on sul ikkagi õigus igal ajal vastamine lõpetada ja advokaadiga rääkida. Kas sa saad aru? Kas seoses selle uurimisega oled sa varem palunud mõnel politseinikul, et te saaksid advokaadiga rääkida? Ei. Kas sa saad aru oma õigustest, mida ma sulle selgitasin? Jah. Sa saad aru, et ma ei ole sulle teinud mingeid ähvardusi ega lubadusi? Ja oled nõus küsimustele vastama ilma advokaadita? Ei. Ei, sa tahad advokaati? Jah. Okei, hästi mu sõber. Kõike head, eks. Kas ma võin kõne teha? Siit sa ei saa. Mõne aja pärast sind registreeritakse. Ma pean tooma kellegi, kes sinust pilte teeb ja võtab sinult DNA proovi. Ja siis viiakse sind edasi. Kui see jõuab vanglasse, saad sealt juba helistada. Olgu, edu sulle. Aitäh. Kui kaua sa arvad, et ma võiks minna aega, et mind edasi viiakse? Umbes tund aega. Olgu, hästi. Kas sul on midagi vaja? Vett või midagi? Jah, ma pole vett ega midagi saanud. Jah, ma toon sulle vett. Olgu. Kuna Darien kasutas oma õigust vaikida, ei saanud detektiiv ülekuulamisega enam edasi minna. Hiljem tulid sündmuskoha tehnikud ruumi, et teha pilte ja koguda DNA proove. Seejärel viidi Darien Browardi maakonna vanglasse. Vaid mõni päev hiljem leidis kohtunik, et on olemas piisav alus ja otsustas hoida Darieni vahi all ilma kautsjonita. 2024 aasta augustis ei tunnistanud Darien Turner end süüdi esimese astme mõrvas surmava relvaga. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et ta on endiselt vanglas. Tema järgmine kohtuistung on kavandatud 20. augustile. Suur tänu, et vaatasite seda Law and Crime'i episoodi. Mina olen Elizabeth Miller ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.